No Mikk, päev hakkab lõppema, et Risto on siin tulesid kustutamas, et kas oled täna midagi huvitavat ka näinud? Mõni tüüp on küll jah, täitsa huvitav asjalik. Et ma lihtsalt igatsen, et leiaks inimesi juurde, kes ka tuleks siia reaalselt ringrajale võidu sõitma, et proovime täna katsetame. See on nagu esimene kord meie meeskonna poolt niisugust asja teha. Ma saan ka nendest asjadest aru, et iga kohe esimene kord ei õnnestu keegi leida, et tahaks püsivalt jätkata nende samade asjadega, et tekiks keegi kunagi sõitma, et lihtsalt muret tundes ka Eesti ringraja tuleviku pärast, et vaatame, mis saab, et esimene ots on tehtud. Esimene hooaeg on läbi, kus oleme nagu koostööd teinud, et ma loodan, et tuleb veel. Ma arvan, et tuleb veel ja kindlasti ka eriti selles kontekstis, et V1600 klass ju nagu ütleme niimoodi, et kas saab öelda, et õitseb või see on veel natuke liiga optimistlik, aga esimene aasta on ju edukalt läbi tehtud. Esimene aasta oli väga edukas, et ma pigem ütleks, et ma loodan, et tärkab alles, et rivid ei olnud nüüd 10 autot rivis ei ole nagu mingi meeletu summa. Aga samas 5 autot sõitsid hooaja viimasel etapil esikoha peale, et see juba näitab midagi, et võidusõit on kihvt. Selles suhtes ma loodan, et läheb paremaks. Ja kas RS Partsi enda hooaeg, et Ragnar Simuland panigi oma debüüdil asjad kinni, et oli see pigem selline, et nagu ootasid seda või nagu pigem, et nagu oh my god, et kas see tuli? Ei tegelikult, kui ma esimest korda Ragnarit autosse panin, siis ma juba hakkasin ootama seda, et see on tehtav. Autol oli ka kiirust. Eks meie meeskonnal on ka tegelikult kogemusi on ju aastaid. Ootused olid jah reaalselt, et me suudame selle meistritiitli võita. Et hea fakt on see, et 2017 aastast alates esimene eestlane, kes tuli Eesti meistriks autode ringrajasõidus, et mina olen nagu alati seda meelt olnud ka nende noorte sõitjatega, et kui sa nagu sõita oskad, siis see sõiduoskus vanust ei küsi. Ma arvan, et kardisarjas olete ka seda näinud, et tegelikult nagu kui sa sõita oskad, siis see vanust ei küsi. Et nende meistritiitlite võitmisega on nagu teistmoodi, et kes suudab siis selle ennast rahulikuna hoida ja selle kõik kokku panna. Aga kiirus kui selline, ma ei näe, et seal nagu vanuse poole pealt küsimust oleks. No siin üks selline takistusfaktor, mis tegelikult meil oli ka, sest Risto pani meil sarja kinni, aga ta tegelikult annetas selle, ja Risto väga ilusti läks praegu sinna essi, et ta annetas selle tegelikult Romi Tammanile, kellel ei olnud juhilubasid. Et kas sellist faktorit on ka olnud, et nagu näiteks mingi kardivend ongi, vaatab, et kurat, temaga võiks küll teha, aga siis, et vend pole viitsinud, mingi poissitüdruk pole viitsinud arki minna lihtsalt veel. Kusjuures see ei ole nagu, kui me räägime võistluskarridisarjade inimestest, et see ei saa takistuseks, sest Autospordiliit tuleb, kui on pädev inimene, kui ta on ennast tõestanud, et ta oskab võidu sõita, karti sõites, et siis tavaliselt Eesti Autospordiliit annab litsentsi, et tean vist juhuseid, kui kõige noorem on 14 aastat saanud, aga selle jaoks, et seda litsentsi saada, peab ennast tõestama. Täna mul seda teie poissi ei saanud võtta, sellepärast, et kuna tal ei ole juhiluba ega litsentsi, oleks tal võistluskaardi litsents, siis oleks ta saanud tulla. Ei oleks probleemi olnud, aga täna mul on vaja mingi dokument rajahaldale esitada, et ta on nagu mingil määral pädev. Aga jällegi jah, miks mitte ka seda kaardilitsentsi saab ju võtta ja kui on nagu soov hakata vaikselt tegelema, et ja ma tean, et siin Pärnus on isegi korraldatud noorte rajaõhtusid, kus ei ole vaja juhiluba, et variant on. Variant on siin nüüd rääkides sellisest teistsugusest variandist, et siin Risto Kappet praegu paneb jälle, nüüd tundub juba püüab nagu tigedamat ringiaega, et Ragnar Simuland on Ristole Simracingus ka otsene konkurent Estlink GT sarjas, et kas see on nagu sellist asja ka, et ütleme sellistele, et meil käis siin Christopher Vaalma ka
kes väga imponeeritud oli sellest masinast, endine kardisõitja, et sellistele pluss-miinus 30 nüüd sellistele vendadele või sellistele sõitjatele, kes on juba midagi nagu saavutab, midagi teinud, võib-olla enam ei ole seda ambitsiooni, aga näiteks kiirust on, et kas see on ka nagu üks tee, et sellistele üritada auk pähe rääkida, et kuule, et tule nüüd proovi päris ringrajas ka karjääri teha? Ja see kindlasti pakub siukseid võimalusi on kindlasti. Ma näen seda isegi V1600 on selles suhtes hea klass, et sa ei pea kohe minema sinna BMW kappi, kus sul on 30 autot stardis ja ikkagi väga siuke võitluslik on, et pidevalt juhtub midagi. V1600 on nagu natukene rahulikum algus. Teise variandina on seal juures meil mannergute mõõduvõtt, kuhu see auto sobib ideaalselt ja lisaks on veel siis Balti sarjas on see 2 tunni sõit, kus saab kulusid jaotada 2 sõitja vahel ja alustada ka veel rahulikumas keskkonnast, et saab nagu samm-sammult tulema hakata. Et siin ringrajas on palju näiteid, kus alustatakse ikkagi ka vanemas eas, et ei pea see, jah, praegu tuli nagu võrdlusena tuli, et maadlus on siuke, et kui sa väiksest peale maadlust pole teinud, siis on päris keeruline jõuda kuhugi, et hästi kõva tööga. Et ringrajasõit, muidugi mina olen ka, ma olin 13, kui ma oma esimese võistluse autoga tegin, et kindlasti mul on nagu see lihtsam olnud selle koha pealt, aga mul oma meeskonnas ongi üks sõitja, kes tuli üks päev minu juurde ja ütles, et ma tahaks nüüd võidu sõitma. Enne oli simulaatoriga natukene sõitnud ja nüüd tahaks päris autoga sõitnud. Simulaator maksab juba sama palju kui päris auto, et siis oleks nagu paras aeg alustada. Ja kus juures selline hinnasuhe ongi, et mis V1600 puhul ja me oleme see aasta nagu rääkinud ka, et ta on ja siin selles autos sees istudes ka, et ta on, see kasutades anglitsism, et ta on accessible, ta on nagu käega katsutav, et kui sa tuled nagu mingile siia üritusele, vaatad neid GT3 klassi autosid, vaatad GT autosid ja siis nagu, jah, need on ägedad, aga see tundub kuidagi kauge, aga nüüd sa vaatad seda Yarist, sa veel näed neid vihjeid, et see on selline tänavakõlbulik pill olnud ja siis kuidagi see ettekujutus tekib, et see on käega katsutav igas mõttes nagu. Ja no sõidu poole pealt on ta ka, ta on ikkagi sarnane, ta on hästi palju parem kui tänavasõidu seades auto, aga ta on tegelikult ikkagi loogiline ja tehtav. Kuigi siinkohal ma ütlen, et kiiresti sõitmiseks on need GT3 autod on nagu müstika, kui hea nendega sõita on ja sama räägitakse ka WRC autode kohta, et tegelikult on nagu nendega meeletult lihtne sõit. Aga jah, samas seda autot nagu ehitada ka, kui võib minuga ühendust võtta, kui kellelgi tekib üldse mõte ehitada, siis võib julgelt ühendust võtta, et ma olen valmis aitama, informeerima, kuidas seda teha, et see ei ole ka nüüd nii meeletu kosmoseteadus, et muidugi see seadistamise pool ja need asjad, selleks on vaja mingit kogemuste pagasit ja aru saama asjadest, aga kõik on tehtav. Kõik on tehtav ja Mikk, järgmine aasta siis, kas tuleb V1600-s veel konkurentsitihedam hooaeg, kas RS Parts paneb veel suurema käega? No kindlasti tahaks 2 autoga osaleda, et meeskonnal on alati see, mitme autoga on meeskond konkurentsivõimelisem ja kõigil on nagu parem. Aga ma ei saa lubada mitte midagi. Mul on võidusõidu kohta on ise alles sõitja, siis olen alati öelnud, et enne võib kõik minna cancelisse, kui see auto ei ole rajal. Sul võib olla igasuguseid kokkuleppeid, kõik asjad võivad olla ja enne see ei juhtu, kui on start on antud. Et iga hetk võib minna midagi ja see kõik jääb ära. Et selline see maailm on. Selline see maailm on ja sul endal ka mitmes mõttes suur aasta, et sul vist enda jõnglase rajale panekuga läheb selline circa 10-15 aastat veel aega. Või tegelikult kardis võib juba 5 aasta, 5-6 aasta pärast. Jah, aga ma vaatame, mis saab, aga ma kardan, et ma ei tea seda öelda, kas ei hakka kellelegi ütlema, et sa pead nüüd seda tegema.
vaatame. Loomulikult vaatame. Aga ei, mulle ütleme niimoodi, et tegelikult see noortega tegelemine meeldib väga. Et just leida loovat lahendust, kuidas jõuda ka kuskile kaugemale välja. Et mitte ainult teha siin see B1600 kots lahti ja siis öelda, et aga mina sain raha kätte ja nägemist. No Mikk, igal juhul sa oled seisad üliolulises Apexis just selle hobi võidusõidu, päris võidusõidu selle vahepeal. Suured tänud selle eest, mis RS Parts laiemalt Eesti mootorispordiskeenel ja ka meie sarjale teeb. Kindlasti järgmine aasta veel suurema käega ja aitäh sulle kõige eest.